Jama on see asi, et siit on Puranik kunagi mingi suurega on ka sõidetud, aga me jääme siia kuskile lihtsalt kinni ja ongi kõik. Samas ma arvan, et siit tuleks saada selle gaasitrassini, et seal on jälle lahti. Aga ma ei kujuta ette, kas siit saab või jala käia või ma ei kujuta ette. Ma arvan, et need, kes seal jõe peal nöhivad, et need ei tea sellest midagi. Saaks vot siin üks kopp töötas, vot selle käest võiks küsida. Praegusel momendil ei oska enam midagi rääkida, sellepärast, et nad räägivad selle Kamsamehega ja Kamsamees kutsus neid millegi pärast tagasi. Et eelduste kohaselt ei ole Simnik valmis ja siit külast vist edasi ei lähe. Praeguses hetkes ei oska nagu midagi öelda. Vaatame, mis infoga Rait tagasi tuleb. Korratakse kolonn kokku rongi peal ja rongiga orkut saata. Pidid seda jõe peal jääd või kasma, et see jääd läheks, et Uraalid üle saaks ja siis tehakse Simnik edasi. Kui me nüüd lähme raudteema ja vaatame, et me saame rongi peale kuidagi ja siit edasi, siis me lähme edasi. Aga tõenäoline on see, et see on meie teekonna lõpp. See on jama, jah. Lähme külasse veel, lähme veel sinna, kus me alguses kinni, või kus me sõitsime, olid need Uraalid ja seal, kus need vennad jälle nagu mitte midagi tead. See pidi olema see brigaad, kes hakkab siit täna või homme siit peaks hakkama läbi minema. Ei midagi, ütled, et siin lõpeb praegu gloobus ära, et Simnikut netu ja Sjöres. Terve maailma gloobus lõpeb siin ära praegu. Et ja endal ka pole kütet, sellepärast, et küttepütte ei saa üle jõe praegu. Aga peaks sealt keskelt, kus see traktor tuli, sealt peaks minema tee, et on enne läinud. Et vagunist me vist loobume, et see platvorm pidi maksma 52 000 pluss see pealelaadimine. Pannakse kraana käima, tõstetakse kraanaga autot peale. Aga kasutame valget aega ära ja vaatame veel korra seda teed ja kui ei saa, siis on minema. Ma arvan, et seda ei ole mõtte vaadata, et keegi ei ole läinud, aga vaatame üle. Tavai. Ja nüüd me üritame mööda seda teed vintsida 7 kilomeetrit, et jõuda suurema tee peale, mis peaks meid nagu kohale viima. Aga selle teega on see, et seda teed on vist korra millegiga sõidetud ja meil on suht raskusi selle tee peal. Et me ei taha kuidagi edeneda edasi. Laseme rehvid tühjaks, et äkki aitab, et raske on muku vints ja nöör. Et nüüd oleme siis 1,5 kilti sõitnud, 5,5 on veel, siis peaks saama tee peale, kus saab liikuda, mingi jäätee peale. Aga siin on praegu täitsa nii, et proovime läbi saada. 4000 kilti on sõidetud, ei taha alla kanda, 7000 jätame, või 7 kilti jätame sõitmata ja ongi nagu üritus pätsi. Talvesõiduga on see, et üritasime praegu sõita üksteise järgi, aga sellest ei tule eriti midagi välja. Et peaksime üritama valida igaüks oma rada. Muidu esimene, tähendab, siin on tee nii halb, et esimene lõhub kooriku ära ja teine lihtsalt vajub sügavale sisse. Et midagi teha ei ole, et ei aita lukud ega midagi. Et võimalikult üritada teha oma rada ikkagi. Et saada nagu auto edasi liikuma. Et muidu ei õnnestu meil üldse siin liikuda. Aga praegu ei olnud nagu kohta, kust teha teist rada ja nagu läksime teise auto raja peale, nii ka kohe tuli vints välja võtta ja üritada vintsiga nagu edasi saada. Hea uudis on see, et siin see jäätee märgistud on kõik paigas. Siit uudis on see, et peab lage välja, kus ei ole ühtegi puud.
ja nii üks 150-200 meetrit või isegi rohkem. Ja siis on metsa vahe jälle. Siuke väge värk, et 7 kilti oli meil, ütleme, tõotatud maal, oleks Vorkutaasse välja saanud, 7 kilti oli sinna, nii et kus pidi mingi jäätee siis hakkama, aga nüüd me oleme selle 7 kildi poole peal. Ja lund tuleb juurde. Pime ei ole midagi, aga lund tuleb juurde ja kui üks auto on läbi läinud, siis teine auto selle rööbastes ei püsi, nii et see on nagu täpselt topeltkaevamine, nii et keerame siit otsa ringi, katsume tagasi saada. Aeg saab lihtsalt otsa. Ei ole aega siin 1,5 päeva mässata. Lähme külasse, äkki meestel on süda aledaks läinud. Tulevad traktoriga, veavad läbi. Siis ma tuleks küll tagasi kohe. Sõidaks kas öö otsa, et saaks Vorkutaas ära käia. Aga praegu otsus siuke, et lähme tagasi. Katsume maa peal tagasi saada. Automaat kastiga seda ei tee, mida saab manuaaliga teha, et ma oleks vist võib-olla isegi läbi pusinud, aga üks ikka ei lähe kuhugi. Nüüd on meil väike tivooli siin. Maan ongi siuke, et nutu maitse suus ja tuleb hakata kodu tagasi minema. Kurat. Ikka siin räägid. Et ilgelt kahju küll jäi sellest suurest väga heast plaanist jäi meil, ütleme siis, 5 kilti jäi puudu, kurat, aga ei suuda lihtsalt läbi minna, lihtsalt ei suuda. Ja venelased traktoriga ka ei julge minna, eks me nüüd tegime jäljed ette, eks nad nüüd homme ülehomme lähevad siit võib-olla, aga meid see ei päästa, meil pole aega lihtsalt olla. Meil saab aeg otsa, ühel meil saab viisa läbi ja raha lõpeb otsa, kui siin kütet läheb hirmsast siin lumeses siukse mäuramisega. Et siis tuleb kehvadest variantidest parim valida. Aga mis seal ikka, lähme, ega meil tagasitee ei ole ka lihtne, sest eile oli seal päris pehme, täna on lund juurde tulnud. Et eks saab seal ka nalja. Aga seda ma otsima tulimegi. 6. jaanuar, kell on 4:11 ja nüüd me alustame siis põhimõtteliselt tagasiteed esialgu Inta suunas ja sealt edasi siis juba vaikselt Eesti ja Tallinna poole. Kahjuks ei õnnestunud meil jõuda Vorkutaasse, kuhu me plaanisime, aga jääb siis see järgmisteks aastateks. Kahju on, aga mis teha, ega ära tappa ei saa ja kui ei ole teed, siis ei ole teed, aga õppisime nii palju, et kõik on põhimõtteliselt ajastamise küsimus, sest näiteks võib-olla kui 48 tundi hiljem siia oleks jõudnud, oleks see tee juba olnud sisse lükatud ja juba oleks saanud sõita. Aga kuna külma ei olnud, siis seda teed ei ole tehtud ja täpselt nii ongi. Et tegelikult see linn, kus me praegu oleme, see elab ka siin ootuses, et saaks kaupa ja kütust, sest kütuseveokid ei saa üle jõe ja ainult väiksed autod tulevad, et nii kui see jõgi nüüd kõvaks kaanetub, nii lastakse kohe ka need suured krassid ja uraalid siia peale ja siis läheb elu käima ja siis tehakse kohe see simnik ka valmis, aga praegu on lihtsalt siuke seis, midagi pole teha.
täna on 7. kuupäev, ööbisime täitsa võhivõõra inimese juures, ütles, võtke suvilavõtmed, minge, olge ja tehke süüa ja elage hästi ja nüüd näitab oma tehnikat ja värki ja tundub, et see mingi kohalik käss, et me vaatame, mis tehnika tal on, näed, ootab oma G-mersuga meid seal juba. Nii et kuulikindla G-mersuga pidi 5 tonni kaaluma ja uhke värk. Eile, esimene kord, kui nägime teda, siis ta oli BMW-ga mingi ja nüüd on kuulikindla mersuga, vaatame, mis edasi tuleb. Kutil on siuke tehnik. Siit Tallinnasse minna, peaks siis terni kaasa võtma, selle taha panema loise. Ei tea, mis äri ta teeb, et neid nagu toita ja ehitada. Ei kujuta ette. No jah, kuulikindel mersu 5-litrane bensakas, eile käis kuradi Pemmiga 700-sega. Üleeile. Üleeile. Kui me 2 päeva siin oleme, siis näeme kõik ära, mis tal olemas on kuskil nurga peal. Ma kujutan siis see, jah? Kõik, mis tal varuks on. Vend, mis tegeleb autorentidega, et on Ural ja need aparaadid siin ja rendib Gazpromile välja. Ja sealt see papp tuleb tal. Gazprom, ma küsisin ka nende käest, et kurat, kui palju te naftat siin õhku lasete, et see ütleb, gaas tasub selle kõik ära, see gaas läheb ju Euroopasse, pohku kuradi. Mingi joss upub ära, sest Leedussi, Idalisse. Viiaksegi teine peal tutikas joss kohale otse teha, sest see tundras jah, mis ära uppus järgmine päev, nägime kuradi tutikas joss tuli treila peal, ma ei tea, kas ta nüüd läks just sinna, aga mulje jäi küll igatepidi siuke, et kuhu siis veel, üks uppus ära, tuuaks uus, ei ole mingit probleemi. Vanalike tehnikat jagub kõvasti. See on ka see, mis saab kuradi sõltumatu vedrustusega ja keskelt keerab? Jaa. Серьезно аппарат? Хорошо ходит. Плавает и ездит по снегу, по болоту. Да, это повсюду едет. See on kuradi 4 sõltumatut kuradi vedrustust. Täitsa lõppes. Keskelt keerab. Tumps on ju väike mootor, on vist lahja. Tõsine Vene muuseum on seal vanalehel. Pole tehnikat, mida tal ei ole. Ütleme siis niimoodi. А это на счет тоже надо взять эти? На счет? Ну, их уже можно ставить в РГДИ. Ну, как тракторная техника, как самодельная. Ее можно ставить на учет. Ага. Ну, та заводская. Вот эта Нива заводская. А это у нас никак вообще не покажи никому. Сам по себе в лесу, только это можно ехать. Maksab 30 000 rubla. Ehk siis tonn taala on üks selline rehv koos veljega. Auto on 4 tükki. 4 tonni taala. Ei ole odav lõpu, mõtlen teile. Ei ole. Aga gaas maksab kõik kinni. Tonn taala. Kogu jooks? Üks. Jah. Tõsine aparaat. Omana mugav on siin sees. Peaks mainima. Sellega vist ei ole probleemi mitte kuskilt läbi minna. Sellel on propeller taga näib. Tõsine sama jutt on sees, et täpselt nagu lennuki sisse. Tõsised aparaadid, küttekulu on nii väike, 1 liiter 1 kilomeetrile, 100 sajale. ...7. jaanuari pealelõuna, kell on kohalik 4:30. Siinne pererahvas söötis meil kõhud täis ja koos vajaliku napsuga, mis selle juurde käis. Ja nüüd siis alustame põhimõtteliselt oma viimast simniku otsa, mis peaks meid siit Intaast viima Petšorasse. Aga viimastel päevadel on olnud jube vähe külma, praegu vist on -3 või -4 kraadi ja see
muudab simnikud põhimõtteliselt peaaegu et läbimatuteks, eriti kui sealt veel hunniku raale läbi sõitnud. Aga kohe-kohe saame siit Intaast välja ja siis selgub, mis teed teevad, et võib juhtuda, et jääme sinna vähe pikemaks. Teine asi, mis võib juhtuda, on see, et see gaasiparandajate rühm on jõudnud sellisesse kohta, kus möödasõidu võimalus puudub ja puudub ka mingisugune koht, kus oodata, et nad oma asjadega valmis saaks, et siis põhimõtteliselt peame mingid metsarada mööda nende kiirusel järgi liikuma, mida nüüd küll arvestatavaks liikumiskiiruseks kuidagi öelda ei saa, aga no vaatame, mis saab. Et saame siit meeste käest 50 liitrit naftat vähe odavamatres. Et juba vanad tuttavad, eelmine kord saime, nüüd jälle. Väga hea. Mulle natukene enamiku peale. Kell on 9 läbi 20 minutit. Me oleme jõudnud nüüd mööda seda simnikut siia sellesse kompressorijaama, ehitatavasse kompressorijaama. Ja meil õnnestus siit saada jälle odavalt kütust meeste käest. Ja nüüd jätkame teed uuesti sinna Pechora poole. Umbes pool maad on, ma arvan, läbitud, aga vahepeal on ilm keeranud selliseks tormiseks ja praegu tuiskab ja teed on muutunud üsna arvestatavalt vähem läbitavateks, et tükk tegu on, et läbi saada. Aga vaatame, mis see teine teepool nüüd teeb, et praegusel hetkel tundub, et midagi lihtsamaks siin küll ei lähe. Mis tähendab lageväli? 8. jaanuari hommik, kell on 9:30. Eile plaanitud hea šašlõki õhtu või vorsti küpsetamise õhtust ei tulnud midagi välja, sest väljas tuiskas ja otsustasime niisama magama jääda. Vaatame ka metsas ka veel ära. Ja nüüd on põhimõtteliselt teed kõik täis tuisanud, aga jube tihe liiklus käib siit meie eest läbi, et arvatavasti sõitmisega mingid erilist probleemi pole. Täna jõuame kohe varsti Pechorasse ja see on juba selline vähe suurem linn ja siis sealt ridurada pidi edasi. Et väristab ja raputab natuke siin. Astmelauad hakkavad ära kukkuma küljest. Poldid on lahti krudinud, et keerame peale, saime uue poldil keerame maha võrnud. Talveteed muidu on head, aga väristavad. Tuleb rehvid tühjaks, lasta ei see värista. Aga krutime kinni ja ründame edasi. Ja nüüd tulebki varsti see, kust me tulime, keerasime Simniku pealt siia peale ja sõitsime otse. Ja see tee peaks tegelikult otse minema ilma Simnikuta kuradi Ultasse. Narjan Marri võimalik sõita see kiirtee. Alguses me plaan oli minna siit üles Arhangelskisse ja Arhangelskist Narjan Marri ja tagasi tulla. Aga saime teada, et siin on nii siin Arhangelskist ülespool on sula ja jääteed ei ole valmis ja ei oleks sealt läbi saanud. Et siis võtsimegi sihiks nii, et kindel siht oli kuskilt siitpoolt üle Polaarjoone saada ja Narjan Marri saada. Siis läksimegi sisemaale, sest sisemaal on külm ja seal olid juba jääteed, kakrass olid valmis nagu meie jaoks tehtud. Et siis saime siit jääteid mööda Narjan Marri, läks suht lihtsalt. Natuke saime tormi ja värki ja siis tulime Narjan, et selgus ka see, et me ei saa siit ikkagi siia Mesenni, kus meil oli plaan siit läbi tundra tulla, aga siis võtsime suure hurraaga ette, et põrutame Vorkut taasse, mis ei olnud üldse meil plaanis ja mis tundus nii ahvatlev ja kiht ja vägev ja vot meil oli 7 kilti oli läbimatud teed, kus me läbi ei saanud, see oli siin enne Vorkutaad see oli siis 150 kilti, enne Vorkutaad oli läbimatu tee 7 kilti, et proovisime seal 4 tundi kaevasime, mässasime, vintsisime 2 kilomeetrit vintsisime ära siis 4 tunniga, aga siis tuli lage põld ette ja vintsi kuhugi enam panna ei olnud ja keerasime otsa ümber, et me oleks seal vist tõenäoliselt 2 päeva seal maadelt, nii et seda nägu. Aga see oli plaani väline, vähemalt proovisime ja läks nagu läks, aga kõik on korda läinud ja rohkem ka veel, kui tahtsime. Et igati äge.
köie järgi ja vedasime ta üles koju ja saime oma kütte kätte jälle 50 liitrit odavalt. Kütte hinnaks kujunes siis 35 eurosenti liiter. Et pidu meie õuel, kui niisuguse hinnaga kütet saame.